Tere tulemast kuulama Amperli podcasti Praktiline AI. Mina olen Henrik Aavik ja koos minuga on stuudios Priit Kallas. Tere. Kui te meie podcasti kuulate ja see teile meeldib ja vaatate seda näiteks YouTube'ist, siis kindlasti subscribe'ige meie kanalile, siis tulevad uute saadete teavitused kiiremini. Ja kui teile see veel eriti meeldib, siis pange kindlasti like'i ja siis on seal niisugune kellakene, mida tasub ka vajutada. Tänaseks podcasti teemaks me Priiduga arutasime ja leidsime, et see võiks olla sotsiaalmeedia sisu loomise automatiseerimisele orienteerunud saade. Sellepärast, et sotsiaalmeediat on täna meie ümber aina rohkem, tulevad erinevad kanalid, aga nende kõigi kanalite tähtsus ka aina kasvab. Järjest lähemale jõuab niisugune standardne social sales, kõikidel poodidel veebis on oluline olla nähtav ja see kõik toimib koos sotsiaalmeediaga. Inimestel on infot vaja, seda leiab sotsiaalmeediast. Samal ajal vana meedia tähtsus aina väheneb, aga inimene on väike ja nõrk ja inimene ei jaksa kõike ise teha ja selle jaoks on meile targad inimesed loonud A ja I ning AI abil on võimalik väga palju oma sotsiaalmeedia sisust ära teha. Priit, räägi, millest alustada? Kõige lihtsam on siis see, et kasutad lihtsalt ChatGPT-d, Geminit, Claude'i, mis iganes tehisintellekti vahend sulle parasjagu käepärast on, et see on siis nii-öelda poolautomaatne, et sul on mingi prompt, mul on näiteks tehtud LinkedIni jaoks mingi 2A4 prompt ja võtan selle, kopin selle ja siis sinna järgi panen selle sisu või selle teema, mille kohta ma tahan seda postitust saada ja valmis. Aga see on see, et ma lähen kõigepealt sinna kohale, võtan asjad, copy-paste'in ja siis ta saab valmis. Sinu järgijad kindlasti on väga pettunud, sest kõik, kes loevad kogu aeg sinu postitusi, nüüd järsku saavad teada, et sa pole neid ühtegi ise kirjutanud ja kõik on A ja I. Ütleme sellega nii, et tooriku teeb peaaegu alati, mitte päris alati, aga peaaegu alati teeb AI valmis, aga ma käin selle tooriku alati üle. Ma lootsin, et sa vastad mulle, et idee ja sisu annan mina ja tema teeb siis postituse. Ühesõnaga, räägime selle teema läbi. Räägime ausalt. Aga kõigepealt ma enamasti mina mõtlen, milles postitada. Te põhimõtteliselt saaks selle osa ka ära automatiseerida, aga praegu ma pole, mul kuidagi on jäänud nii, et ma ei ole seda osa ära automatiseerinud, et ma vaatan, mis huvitavat mulle mingil päeval silma jääb või mis huvitav mõte mulle endale pähe tuleb. Ehk siis see on see osa, mis minu väärtus sinna paneb, et ma kureerin seda kraami. Siis kui mul see on selge, millest see võiks olla, siis on kas siis AI teeb tooriku või mul on mingi automatsioon, mis teeb tooriku. Ja siis lõpus ma saan selle tooriku üle vaadata ja tänase seisuga ma julgen öelda kuskil selline 10-20% muudatus sellele käsitsi ja siis postitan ära ja siis see on, üksikul juhul on AI tuleb kohe ka siuksega, mis on peaaegu nagu copy-paste, aga 10-20% ma jätan praegu veel inimese tegevus sinna sisse ja kui ma ajaliselt hindan, siis see, et ma ei pea seda drafti kirjutama, see annab sellise 3-4-5 korda ajavõitu, sellepärast see nokitseb, mis ma teen, kuidas ma seda ütlen ja nii edasi. See võtab jube palju aega, aga kui sul on toorik ees, siis seda paremaks sihuda on märkimisväärselt kiirem. Ja neile inimestele, kes sotsiaalmeedia kohta ei tea, mida stabiilsem ja tihedam postitaja sa sotsiaalmeedias oled, seda rohkem premeeritakse sind nii lugejate poolt sellega, et sind laigitakse ja follotakse ja jälgitakse ja teisest küljest premeerivad sind ka sotsiaalmeedia algoritmid ja nad vaatavad, et sa oled pidev postitaja, sul on head engagement'id ja siis sind näidatakse rohkematele inimestele nii igaks juhuks. Ja et ühesõnaga, mida rohkem sa sotsiaalmeediat teed, seda rohkem sotsiaalmeedia teeb sind tähtsaks. Üks asi veel on see, et ka reaktsioonid sinule, eks ole, et nagu sa ütlesid, et kui sa oled aktiivne ja head kraami postitad, siis sa saad rohkem tagasisidet lihtsalt sellepärast, et inimesi huvitab. Aga üks asi, mida juba ammu enne seda, kui AI üldse tuli, siis mida ma tegin oma protsessis oli see, et ma lasen kohe kommentaarid kirjutada, et ma sinul või mingil kolleegile, kui mina postitan ära, siis ma sisuliselt kirjutan talle kommentaari valmis, ütlen, mine sinna, vajuta like ja pane kommentaar, sellepärast, et eriti näiteks LinkedInis, mis on minu jaoks üks tähtsamaid kanaleid nagu B2B mõttes, siis seal see, et sa saad kohe alguses mingit reaktsiooni ja tagasisidet, see on märkimisväärselt mõjutab seda lendama hakkamist.
Ja võin kinnitada, et kui Priit LinkedIni postituse teeb, siis ta Messengeris kohe mulle kirjutab, et annab lingi postitusele, ütleb meile like'i ja annab ette ka kommentaari, millega ma seda kommenteerida võiks. Ja ma reeglina muudan neid, ma ei kommenteeri nagu Priit tahab, aga kui mul on väga kiire tavaolukorras, ma mõtleks, et ma teen seda, kommenteerin homme ja siis lõpuks jääbki kommenteerimata. Aga kui mul on see kommentaari nii-öelda tekst ette antud, siis minu jaoks copy-paste selle pool sekundit, no mitte nii ruttu, aga 10 sekundit oma elust ma suudan Priidule kinkida. Seal on veel see point ka, et ega kui ma neid sulle kirjutan, eks ole, siis ma üritan nad teha, et nad oleks copy-paste, eks, või vähemalt annavad idee, aga et see ongi see sama asi, et kui aega on, tee parem, aga kui ei ole, siis läheb copy-paste, et need, mis ma sulle saadan, käivad küll, ütleme sellel tasemel. Ma ise olen väga kehva sotsiaalmeedia postitaja ja selle põhjuseks on see, ütleme laiskuse hea küll, aga Priit postitab rohkem. Mina arvan, ma teen umbes 15-20% sellest mahust, mis Priit hästi stabiilselt postitab ja seda on näha ka tulemustest, engagementist, palju jälgimistest, minu populaarsus on seal natuke väiksem. Aga siiski on mul mõned nipid. Mingil hetkel ma avastasin, et hea on, kui on mingid päevakajalised AI teemad, leida internetist mingit, näiteks YouTube'ist väga sisuline video, mis on tehtud inglise keeles ja mis on väga hea, mille reitingud on väga head, seda on palju engagementi ja lihtsalt ma palun Gemini AI-l teha sellest skript ja siis ma palun ChatGPT-l teha sellest minu sotsiaalmeedia postitus või paar, kui on pikk video. Ja tõesti väga head tulemused tulevad, mulle endalgi huvitav lugeda ja tahaks laikida, aga see pole hea stiil ise enda postitusi laikida. Mul on sarnane, ega ma ju mingid mõtted tulevad mul endal pähe aga ma ju ka loen ja vaatan, mida teised teevad. Võib-olla isegi ma ei vaata nii palju, kui palju tal seda reaktsiooni on, aga lihtsalt, et kui mingi teema tundub põnev, siis võtan, aga siin mõnikord tuleb endal, mingi töö käigus, et sa pagan näed huvitav, et siuke asi tuli välja või see on lihtsalt see, mis sul päeva jooksul tööst läbi käib, aga see ongi see, mis ma arvan, et see põhiväärtus võib olla, et kui full auto teha, siis kaob selle üle kontroll ära, mis see sisu on. Aga kui sa ise seda sisu paned sinna, siis masin teeb sinu seemnest asja ja sina siis veel harita lõpuni 100% peale ja siis postitad, et see võiks olla ühesõnaga, meil annab enam-vähem okei tulemusi. Jah, miks ma seda üldse tegema hakkasin kunagi, oligi põhjus selles, et ma ise jälgin ju neid YouTube'i videosid ja inimene loeb palju kiiremini, kui ta videot vaatab ja videot on täis igasugust emotsiooni ja asju ja tahaks kokku hoida veel mõned minutid oma elust, et oleks vähem tööd ja rohkem lõbu ja siis ma mõtlesin, et kuidas ma saaksin seda video vaatamist rohkem väärindada ja siis ma mõtlesingi, et kõigepealt ma tõmban endale audiotracki sellest YouTube'i videost, sellest audiotrackist teeb Gemini siis postitused ja siis ma ise loen, õigemini teeb skripti ja ma loen seda skripti, ma saan palju kiiremini hakkama sellega, suudan rohkem videosid läbi käia ja siis ma taas kasutan seda jällegi just nendest postitusteks, et ma ei pea mõtlema uusi, et ja ainult juhul, kui mind siis selle skripti lugemise käigus on selgunud, et on tõesti põneva teema ja hea sisuga tegemist. Nojah, aga siis nagu ma alguses ütlesin, et esimene jupp on see, et mul on isegi avalikult vist saadaval on selline asi nagu LinkedIn Post Creator GPT-na. Tegelemist on tegelikult sellise, kas just ta 2 A4 prompt on, aga ütleme selline ikka üle 1 lehekülje pikk prompt, kui siin on näha võib-olla palju on üks lehekülg, siis sellest pikem võib-olla. Seal on sees, et kes ta on või mis ta persona on ja kuidas ta kasutaja või lugeja peale peab mõtlema ja mis reeglid on selle postituse loomisel, et kui mul LinkedIni postitus, siis LinkedIni postitused on teatav pikkus vaja, eks ole. See huvitav, kas mina ei ole seda kasutanud, et meil see saates jutuks tuli, et sa paned oma LinkedIni postitustel on sul persona, sa kasutad persona. Selles mõttes see ei ole nagu see persona, et see on 2 küsimust. Seal on üks küsimus on see, et see boti enda, et ole nagu kõva LinkedIni guru, kes oskab teha häid postitusi, see on nagu selle persona või see isik sellele robotile, eks ole. Aga teine on see, et üks käsk on see, mitte ta on nagu niisugune vähekene odav koopia, aga
mõtle sellele, kellele see teema, selle postituse teema on mõeldud ja kirjuta nii, et seal oleks temale hästi palju praktilist väärtust. See on, ühesõnaga, ma ei kirjuta, et persona on see ja see inimene, vaid ma ütlen robotile, et mõtle, kes selle lugeja võiks olla, mis võiks sellest nagu sisust välja tulla ja tee nii, et selle sees oleks maksimum praktiline väärtus sellele lugejale. Okay. See on nagu selle prompti üks väike osa. Ja, mina võtsin siit igatahes take away, et ma teen ikka päris persona. Jaa, päris persona on alati parem, aga seal on see, et mingitel juhtudel on, kui sul on 1000 jälgijaid, siis seal sees on rohkem kui üks persona, ja sa ütled, äriinimene, see ei ole persona, eks ole. Et ühesõnaga, mõte on õige ja personat alati kasutada on hea mõte, aga ma olen teinud lihtsalt selles suhtes, et aja kokkuhoid, et automatsioonis teoreetiliselt võiks teha nii, et sa teed mingi portsu personasi ette, nii et sa saad neid automatsiooni käigus valida, aga kui sa teed sellist asja, nagu sul on see üks suur prompt, siis see lihtsalt see asi, et mõtle selle inimese sisekaemusele, kellele sa kirjutad, see teeb mingi osa sellest tööst ära. Lähme edasi. Et see prompti lõpp on siis ka see, et mida ei tohi teha, mida tohib teha, millised lõigud, kui pikalt ja nii edasi, et sealt see pikkus tuleb. Tänase saate teema on meil automatiseerimine ja nüüd automatiseerimisega lähme siis edasi, et meil taustapildiks on täna vaade populaarsest tarkvarast. Kuidas see meie juttu puudutab, Priit? See sama asi, mis siin ekraani peal ongi, on nüüd see, mis ma eelnevalt rääkisin, siin nende kastide sees on osaliselt seda prompti ja see on igatepidi ära jaotatud ja põhimõtteliselt see on nüüd see automaatne osa. Et ütleme, seal on mingi kast nimega Social Media Content Factory, selle sees on see prompt, mida ma just mainisin. Ja seal on natuke detailsemalt ka mingid muutujad ja värgid sees. Selle masina mõte on nii, et ma saan talle vormi kaudu anda põhiteema, see võib terve artikkel olla. Siis ma saan anda talle lingi, kust võtta lisaandmeid. Siis ma võin talle öelda, mis on minu bränd, mis on minu nii-öelda brändi põhisait ja siis masin võtab siis minu selle esmase sisendi, vaatab seda veebilehte, mis ma talle näiteks andsin, teeb sellest koondi ja selle saadab nüüd siis selle hiiglasliku nii-öelda LinkedIni promptiga keelemudelisse, keelemudelist saab selle vastuse tagasi ja siis teeb need sellega järgmisi samme. Aga kui kogu see asi lõpuni käia, siis ongi, et sellest postituse loomisest järgmine samm seal, see, mis eraldi rea peal on, see teeb pildiprompti. Seal on paar mingit vormindamise asja ja sellist värki vahel, siis see, mis selle punase või punaka pinna peal on comment creator ja see on see asi, mis teeb sulle need kommentaarid. Ehk siis ta loeb postituse läbi ja siis ma olen kirjutanud sellise prompti, et kui sa loed seda postitust, siis mida võiks veel juurde tahta teada? Eks, et kommentaar ei ole mitte, et äge värk või vaid ongi nagu sisuline kommentaar, et kui ma selle sulle annan, siis sa ei pea seda postitust läbi lugema, aga see küsimus jätkab seda, mida on postituse sees kirjutatud, nii et ta on nagu orgaaniliselt sobib sinna. Ja neile kuulajatele, kes ekraanipilti ära ei tundnud, et tegemist on tarkvaraga N8N, mis vist hääldatakse Nathan. Aga väga sarnase ekraanipildiga on ka näiteks make.com, ilmselt veel mõned tänapäeva populaarsed no-code. Mida kasutatakse peamiselt on, mina kasutasin peaaegu aasta aega või isegi rohkem kasutasin Make'i lihtsalt sellepärast, see oli hästi lihtne, lihtsalt lähed, teed konto ja hakkad kasutama ja kui sa lihtsalt katsetada tahad, seal on parasjagu tasuta tegemist ka, nii et aga anna minna, et Make.com on täiesti okei vahend ja mul pooled asjad veel jooksevad tänapäevalgi veel Make.comi peal, aga nüüd N8N-iga on nüüd see, siin ei ole see meie veebiaadressi näha, aga ta jookseb meie oma serverist, ta on täiesti meie oma, ta on täiesti tasuta, ta teeb nii palju tööd kui jaksab ja kui palju me sinna sisse tahame tööd panna ja see on 0 rahaga, et see väärtus on nagu hästi suur. N8N on ka tasuliselt nagu hostitud teenusena olemas, aga seal on ka natuke mingid funktsioone väheke rohkem ja nii edasi raha eest, aga üldiselt, et peaaegu ükskõik kellele kõlbab see N8N, see tasuta versioon. Tasuta versioon
funktsiooni sa saad installida ka omale isikliku arvutisse. Selle isikliku arvutisse installimise probleem on muidugi see, et sa ei saa teha mingid veebipõhised automatsioone, mis töötaksid ilma sinu arvuti käimata ööpäev läbi, eks ole. Et näiteks mul on mingi asi, mis... No kui mul on lauaarvuti, siis ju saab, eks ole. No jaa, aga seal tekib see IP-de suunamine ja tead, kas sul üldse on IP ja kõik sellised küsimused. See ühesõnaga tehnilises mõttes, jah, loomulikult saab, aga et kas on mõtet. Aga ma saan sellega oma Zone'i kontole paikata. Jaa, see on ka niimoodi, et teoreetselt, kui sa küsid ChatGPT käest, kuidas seda teha, siis peaks hakkama saama. Ja väga palju ma olen lugenud kommentaare, et DevOps on surnud sellepärast, et kõik DevOpsid tänapäeval niikuinii kasutavad ChatGPT või mingeid AI-sid lihtsalt järgmiste sammude küsimiseks. Aga tulles tagasi selle Make'i juurde, siis Make'il on mõned asjad, ta on ikkagi keegi tahab, et inimesed maksaks neile raha ja kasutaksid seda, et seal on mingid ühendused on lihtsamad ja ei pea nii palju nagistama ise, aga kui sa tahad kättmasinasse panna, siis saad alustuseks panna selle lihtsalt oma arvutis jooksma. See sama voog, mis siin on, eks ole. Ta ei pea laivis olema, ta piisab sellest, et ma lihtsalt panen ta korra käima, saan oma postitused valmis ja siis on korras. Aga samas, kui mul on näiteks kliendi tagasiside vormi töötlemine, see peab olema 24/7, sellepärast, et klient peab seda saama kasutada siis, kui ta tahab seda kasutada. Hakkame siis oma saate kuulajate persoonat täpsustama, ütleme, et meie saate kuulajad tõenäoliselt saavad hästi hakkama selle N8N-i tööga ChatGPT abiga. Ma ei tea, miks ma ütlen kogu ChatGPT, sellepärast tegelikult ma mõtlen neid kõiki tublimaid AI-sid, et neid on mitu. See on nagu küprok selles mõttes, et kui sa paned küprokit seina, siis sa paned tegelikult küpsplaati ja see firma, mida sa paned, ei pruugi üldse küprok olla. Jah, võib-olla tõesti hakkab see bränditeadlikkus juba selliseks kiskuma. Veel võib-olla nende üks vahend on veel Zapier, et kui sa oled elus kasutanud seda või sa mingi tunnet seda, see on ka, teeb sama tööd. Zapieri puhul on see lihtsalt, et kui Make annab sulle tasuta päris palju võimalusi ja ei küsi iga funktsiooni eest raha, siis Zapieril on niimoodi, et nii kui sa midagi keerulisemat tahad kasutada, siis ta küsib, et kus raha on. Aga lihtsalt Zapier on mõnedel võib-olla juba nii kasutusele. Ja mina kasutasin N8N-i tasuliselt mingil hetkel ja N8N-iga on see, et seal vist alguses on mingisugune mõned päevad saad tasuta proovida, aga üldiselt tasuta osa ei ole, erinevalt Make'ist ja keskmine hind mulle tundus on kallim kui Make'il. Aga neil on alternatiiviks see, et installi ära ja kasuta tasuta. No Make'i kõige odavam asi on 10 euri, eks ole, et ja selles saab, kui sa just mingi päris tööstust ei taha püsti panna, saab päris palju hakkama, et mul on klientide, mitmete klientide asjad korraga jooksnud ja lihtsalt jääb üle. Ja siis, kui puudu tuleb mingid sellised nagu krediidid või mis sa seal saad, siis saad neid 1000 kaupa endale juurde osta euri eest. Saab hakkama, aga võib-olla pigem minna sinna sisse, et kuidas mida need erinevad tükid teevad ja kuidas me seda oleme üles ehitanud. Henrik on ise katsetanud, ma tegin Henriku sükse masina, mille nimi on Henriku turundustroid ja see on siis see sama masin põhimõtteliselt, aga see lõpp on natuke erinev. Kui ma endale teen, siis ma lihtsalt võtan selle asja kuskilt, siis meil see lõpeb, et kas seal, kui videos on näha, ma panen mingi screenshoti ka sinna peale pärast, et see lõpus on meili saatmine. Ja see siis töötabki niimoodi, et kui nüüd Henrik paneb ühest otsast ainet sisse, siis teisest otsast umbes minuti või 2 pärast, kui nii kaua need ragistavad need AI-d seal, siis tuleb talle meil, mille sees on postitus, pildi prompt selle postituse jaoks, et kui see linki vajutad, siis läheb otsa ChatGPT-sse, teeb selle pildi seal ja siis kommentaarid, mida ta saab siis saata oma jüngeritele, et need siis kommenteeriksid ja laikiksid. Ja selline masin on siis ehitatud. Ja see pildi prompt, et me saaks ka pildi laivis genereerida, pagan maksab mingi, see ei ole palju, see maksab võib-olla 15 senti maksab umbes üks korralik pilt, aga et mõnikord Priit ei hinda mind päris 15 sendi. Et ühesõnaga, nagunii sa ilmselt teed versioone sellest pildist ja nii edasi, et pole mõtet ühte praaki niisama valmis toota, kui et selle pärast on prompt, mitte valmis pilt. Aga põhimõtteliselt saaks teha full auto, et ühest otsas jälgib näiteks mingid uudisekanaleid, mingid parameetrite alusel otsustaks, mis on uudis, eks ole, või mis on sinu arvates nagu väärtuslik, sellest teeb postituse ja siis ülejäänud osa teeb automaatselt. Ainuke asi, mis ma ikkagi, puhtalt mina kvaliteedi mõttes jätan enda kätte ja Henrik ka ilmselt, on see, et see lõpus ikkagi sa ise postitad.
Sest kui sa teed selle täisautomaatseks, siis sul ei ole seda tunnet, et sa midagi teed. Ja siis lihtsalt unustad selle ära ja seal võib igasuguseid imelikke asju juhtuda ja nagu, noh, ma usun, enamus küll on kogemus, et AI-s tuleb ikka kohutavat jama aeg-ajalt välja, siis et sa ikka vaatad selle ennem üle, kui see päriselt sinu nime all kuhugi välja läheb. Jah, see on mõistlik jälgida, ehkki minu elus, kui ma kirjutan vahel ka ajalehtedele, vanale meediale lugusid, siis vanas meedias on vahetevahel ka, et kirjutad loo ja siis nad ütlevad, nad kohe avaldavad, aga siis nad ei avalda ja siis ühel päeval tuleb keegi, ütleb, kuule, see artikkel, mis sa täna kirjutasid, jube hea, siis mõtled, ma ei ole täna midagi kirjutanud ja siis tuleb meelde, et juhuslikult midagi on avaldatud, mis oli juba, ma ei mäleta varsti enam sisugi. Ühesõnaga, kui keegi tahab neid asju, kas sa teed neile seda ka teenusena, Amperlina, teeme ikka muidugi. Muidugi võib teha, jah, selles suhtes, et me siin ju mõnedele oleme teinudki, et see masin, noh, me kuulajad võib-olla nii nagu ise tegijad ja tahavad, aga kõik ei jõua ise ka teha. Aga et no, ühesõnaga, ma soovitan lihtsalt katsetamise mõttes ja isegi kui sa lõppkokkuvõttes ostad selle kellegilt, siis et sa saad aru, mida sa ostad ja kuidas see töötab, et sa tead, mida küsida, et sul on nagu tunnetus olemas, mis üldse on võimalik, et selles mõttes võib-olla oleks tähtis natuke ise ka uurida. Kõige mõnusam on siis see, kui sul on rutiin välja kujunenud, võib-olla võiks isegi sinna esimese punkti panna, et ta saadab hommikul meili, et kas sa täna tahad postitust, et ma vaatasin meedia läbi, et on niisugused teemad, siis kui sa ütled talle, et jah, ma soovin postitust, siis mõne aja pärast saad meili peale postituse. Meiliga saab ju suhelda, eks ole, väga mõnusasti. Ja saab, see võib olla vorm, see võib olla meil, ta saab sulle saata niisuguse meili, kus sees on nuppe ja vajutad, et ta läheb oma järgmise sammu juurde. Nii, mis automatsiooni osast me veel ei ole rääkinud? Ma mõtlen, et sa saad mind veel katkestada, ma hakkan siin meie tänast episoodi kokku võtma. Aitäh, et te meid kuulasite. Me ikkagi püüame alati rääkida asjadest, mida me ise teeme ja naudime. Sotsiaalmeedia automatiseerimine on väga kõrge väärtusega. Üks osa sotsiaalmeediast on see, kus ma lihtsalt lähen ja elan ennast välja, et küll oli täna halb päev või et sõin maitsvat toitu. Aga see hakkab juba nagu ära kaduma, et kui sa tahad anda sisukaid ja asjalikke postitusi teha omas mingis professionaalses valdkonnas, siis teha neid koos AI-ga on väga mõistlik ja selle protsessi automatiseerimine on samuti väga mõistlik. Aga ma siis võib-olla viimase asjana ütleks veel seda, et ka see automatsioon, mida sa siin näed, et noh, siia on ikka nagu mõni tund sisse pandud ka tööd, võib-olla isegi mõnikümmend, aga et sa saad lasta Geminil või ChatGPT-l lihtsalt ütle, et tee mulle see automatsioon, et kogu see värk on lihtsalt JSON-i fail. Ja masin on võimeline sulle see valmis kirjutama, see ei hakka küll kohe tööle, sa pead sellega ühendused nagu oma nimeliselt ära ühendama, aga et põhimõtteliselt sa saad öelda näiteks Geminile, et tee mulle automatsioon, mis vaatab minu Gmaili kasti, loeb kirja läbi ja teeb selle drafti, siukse asja teeb ta sulle valmis, sa copy-paste'id selle JSON-i siia ja juba töötab, et see lihtsalt et ei ole vaja hakata tühjalt lehelt pihta, aga sellega võime siis lõpuks kokku tõmmata kogu selle värgi ja vajuta sinna alla like, subscribe ja näeme järgmine kord. Viimati rääkis Priit Kallas ja mina olen Henrik Aavik ja see on podcast Praktiline AI. Kena päeva!